No nii, sõbrakesed. Et näete, laisk olen olnud. Ei ole videot teinud, eelmine nädal jäi vahele. Ja kohe põhjendan. Eelmine nädal ja siis ma tegin rallivideot, tegin ja siis nagu 2 oligi too much. Ütleme niimoodi, aga eelmine nädal ma käisin ka Poolas, aga Poolas oli püha. Nendel oli iseseisvus aastapäev ja mul oli kaasas üks tulihingeline fänn, kes jälgib minu videosid. On võtnud endale kätte ka, et tahab vist hakata autoga sõitma, kõik load on ära tehtud ja tuli kaasa, et lihtsalt näha, et kuidas need asjad käivad. Ja eks ma siis muidugi lahkelt jagasin oma vingeid kogemusi ja kõike, mida ma tean. Seda kõike ma jagasin. Et Tarmo on ta nimi, oli kaasas, eks nüüd näis, mis ta nüüd teeb. Et mis ma talle seletsin, ma seletsin ka ära kõik siuksed palgamomendid ja värgid ja et kus on nõksud ja kuidas need asjad tegelikult käivad, et kõik ei ole täpselt niimoodi ilus, nagu võib-olla eemalt räägitakse ja kuidas kõik ilus tundub, et peab teadma nüansse ja rääkisi, mis need valupooled on ja kõike seda. Ja muidugi selles mõttes läks hästi, et okei, me saime seista, nii et ma sõitsin ennast, kui ma muidu annan teisipäeva hommikul maha, siis nüüd mul oli vaja, et saan esmaspäeva õhtul maha anda. Esmaspäeva õhtul panin maha ja siis jäin seisma, seisin seal üle 24 tunni ära, et siis sõidan järgmisse kohta õhtul ära. Ja selles mõttes läks hästi, et siis tekkiski siukest värki nagu peale pühi tuleb, et täielik haus. Esiteks, ise ma tegin ühe lollaka vea. Ma oleks võinud küsida oma logistiku käest või oleks võinud sealt firmast ühe tüdruku käest küsida, kes seal pabereid ja asju teeb. Mul oli ta telefoninumber olemas, ise ütles ka, et mis sa ei küsinud. Et ma magasin värava taga põhimõtteliselt. Mul sai täpselt 9 tundi täis, et kuna ma olen nagu päeva jagu vahelt hiljaks jäänud, et ma ei kaotaks aega, et kibedalt tagasi saada. Plõks, käigud sisse, sõidan sisse, tuleb välja. Esiteks, rampa ei tööta. Teiseks ei ole kaup valmis, on ju. Kolmandaks on auto ees veel, on ju. Ja ühesõnaga täielik kaos hakkas sealt pihta. Aga okei, tuhka pähe, oma viga oleks võinud küsida. Telefoninumber oli, oleks võinud küsida või vähemalt oma logistiku käest küsida, et mitte nii vara ära liigutada, sest mul oligi see teema, et üks tööpäeva pikkus, okei, mul kannatas tegelikult minna küll, aga kui ma oleks tööpäeva pikkuse suhtes, mul sai nagu tööpäeva pikkus pärast täis, ma ei saanud 10 tundi täis sõita. Et mul tuli vist ainult, ma ei viitsi vaadata ka, tegelikult tuli vist ainult 8 tundi täis, aga ikkagi 2 tundi oleks saanud lähemal, nii et ma oleks põhimõtteliselt Leetu ära saanud. Aga vahet ei ole selles mõttes, et seal sai täpselt niimoodi, et nii ehk see ei oleks enam suurt palju juurde andnud. Aga et jubedalt seal seisime ja värki ja okei, ja siis sai kõik ilusti peale ja hakkan tagasi sõitma ja siis on juba kell nii palju, et hakkab kergelt tööpäev lõppema kõigil, eks ju. Ja mis siis on, eks ju, ma tahan kodu poole tulla ja 30 minti sain sõita tee peal, mingi avarii, ummik ja kõige lollem on see, et kui saaks kõrvale ära tõmmata, maasõit on kurat mingi 400 meetrit ja sa ei saa sinna, sest kõik on kinni blokitud, Ja siis seisin seal järjekorras ja siis hakkas lõpus, kõik hakkasid sinna maasõidu peale maa minema, siis too tee oli umbes ja niimoodi see asi läks. Kes sõidavad, need teavad, kuidas on. Aga ühesõnaga, nüüd ma katsun ära mahtuda siia, et siis ma täna, nüüd on juba õhtu käes, et ma päeval ei teinud. Et esmalt ma muidugi ütlen seda, et eelmine kord ma vist juba tegin selle uue mikrofoniga videot, ma ei mäletagi.
kas tegin või tein. Igatahes seekord nüüd pange kommentaaridesse kindla peale alla, kas heli oli okei või ei olnud, sest mul on teine mikrofon siin. See on niisugune kallim mikrofon, see on jumala hea mikrofon. Et kuidas selle heliga on. Ja see, mis mul täna, siis ma seal mingil määral sõitsin. Et sealt firmast just välja ongi video hakkab, et sealt firmast, kus see jama mul oli, tead. Et siin, kus on paremal sõiduautod näha, olid näha tähendab, et seal Võsa ääres ma seisin ja sealt sõitsin väravasse sisse siis kohe. Aga ma katsun niimoodi, et ma siis selle video pikkuse peale oma jutukesega ära mahun, siis ma seekord olin natuke kaval, tegin väiksed märkmed ka, et siis ma tean, mis ma siin jahun, ütleme niimoodi, et mis üks vanamees ikka teeb, jahub, ajab siin peaaegu nagu oma memuaare on ju. Aga noh, see selleks, eks. Ja esimene asi, mis ma tahaks rääkida, mul hakkab ära lõppema see kood 95. Ja ma olen siin enne kirjunud kõik võimalikke asju ja värki, et kuidas on see autojuhtide elu ja sul on vaja kurat minna arsti juurde, siis võta ennast vabaks ja ühesõnaga põhimõtteliselt kaotad ju ühe reisi, ütleme miinimum. Ja noh, mina isiklikult kaotan nagu 1 nädala tööst, aga need, kes käivad kaugemal, need kaotavad seoses sellega, võivad veel rohkem kaotada. Aga selle kood 95-ga täpselt samamoodi, see lühendatud variant 2,5 päeva, ma ei tea, vaatad seal nende kalendrit, kuidas seda tunniplaani, siis on just nagu üks on nagu e-õppe ja siis edasi on seal esimene päev, teine päev, 3. päev, 4. päev. Ja vaata, siis ma ei saagi aru, miukstel päevadel ma just nagu peaks kohal käima, millistel ei pea. Nii et selles mõttes on jumala segane. Ja igal 10 juhul mina vaatasin, mis tuleb välja, on see, et ma pean ikkagi ennast nädal vabaks võtma. Ikkagi pean nädal vabaks võtma. Niimoodi, et okei, kui tööandja maksab selle koolituse mul kinni, on ju. Aga mina pean nädala vabaks võtma. See on bingo, jälle 4 sotti on ju. Siis on näiteks, vaata see arstitõend ka, no arstitõend hakkab ka ära lõppema, seal on nõue, et peab olema sul see veoautojuhi arstitõend, mis on teine grupp nagu. Et mitte see, mis esimese grupi oma on. Ma olen muidu, ütlen ausalt, ma olen muidu tillitanud, olengi selle tavalise tee, mida saab perearst teha. Aga nüüd ma seekord julge teha, mõtlesin, et mine tea, äkki kontrollivad, siis hakka jälle seda aega otsima, see on kõik nii pekkis ja erroris ja värki. Aga siis hakkan uurima, et kuna talvel sai käidud selle muidu töötervishoiu mingisuguse arsti juures direktor saatsi, et nõutakse, no vaata igast jaburusi nõutakse. Seal, kus ma käisin, seal oli kuulmine, nägemine, EKG, ma ei tea, igast mingi vereproove võeti, kõik võimalikke asju tehti. Ma ei kujuta ette, mis nüüd tehakse siis selle autojuhi oma peal, just nagu ka mingid vereproovid ja bla, 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 mingid asjad, aga mulle öeldi, et see on totaalselt teine. Kurat, kui ma olen autojuhi ametit, lähen siuksele värki, no pekki, tehke ära, siis öeldakse, ei no, aga no teil tööandja ei tellinud seda. No come on. Ja siis ma küsin, et palju see on, sellest samast firmast, kus me käisime, Meliva vist oli. Ma küsin, palju see okei, et palju see siis maksab. 130 euri. Okei, võib-olla valetan, äkki oli 103. Ei, minu arust oli 130, ütles. Ma läksin jumala kettasse, on ju. Et okei, direktor maksab kinni, aga vahet ei ole, ikkagi. See on nüüd... Kurat, see on täiega jama, on ju. Ja siis muidugi seal oli jällegi see asi, et jällegi mul ei sobi kõik päevad, on ju. Et ainult reedel, ei reedel meil arsti ei ole, reedel ei tehta. Helistan siis, et küsin sama aega, et Pärnusseks, et mul oleks paputii, praegu sõidan 4 päev, pah, kohe jõuan ära käia. Ei ole, Pärnus on aasta lõpuni arstil kõik ajad täis. Ma ei saa aru, üks arst teeb siis seda värki või ta teeb kõik asju, mis mõttes on ajad täis.
ma olin juba meeleheitel, siis hakkasin guugeldama, otsima veel, aga siis leidsin, et Tallinnas on Pae tänav 25, seal on ka mingi konfirm, ma ei tea, mingi imeliku nimega firma oli, värki. Nii et selle firma ma teen reklaami, siis kui ma sinna lähen kohale, käin ära, siis ma teen kindlasti reklaami. Aga nii palju võin öelda, et 50 euri. Ja, mõelge nüüd vahet, ühte sama asja tehakse 50 euro eest või 130 euro eest. Kas ühes juhul ma saan siis tervemaks ja teisel juhul haigemaks või vastupidi? Mis see point? Kuidas saavad olla nii suured hinnavahed? Mis kuradi kepp sellega meil käib? See on üle mõistuse. Ja nagu praegu on, ma siin kuulisin, et Riigikogus või kus mida nad tahavad seal teha, jälle see lollakas joller, seal mingid asju, mingi perearstidel ja perearstikeskustel seal ka tahetakse kuidagi hakata mingid rahasid ringi tõstma on ja värk ja siis tuleb niimoodi välja, et väiksemates kohtades, kus on mingi üks perearst värk, et need hakkavad raha kaotama, mingid saavad juurde on ja siis tekib mingi siuke bardakk lõpuks, et ei teagi. Ma ütleksin, mida fucki me maksame makse? Milleks see? Lõpetame selle maksud ja maksu ära, jääb riigile käibemaks ja tulumaks ja ongi show. Ja see, mis maksab tööandja 33 või palju see protsenti on, et sotsiaalkindlustused ja värgid on, maksabki minu kätte, siis ongi see minu enda asi, kulutsin raha ära, ei ole mul raha arsti jaoks, ongi kõik bingo, minu oma viga. Ei pannud endale kõrvale bingo, minu oma viga, ei olegi pensionid kõik. Aga antud juhul on see täitsa pekk, see pensionid juurde veel jõuame. Et ma ütlen kohe tegelikult ära, siin vahet ei ole. See ongi niikuinii, siin mul teema veel juurde. Aga võt siis on järgmine teema, võt nägite, oli siin Facebookis oli äkki logistika uudised, kus mingi Kirteka vend räägib, kui palju Euroopas praegu autojuhte puudu on ja aasta-kahe pärast see arv kahekordistub. Ja nüüd seoses selle Kirteka vend räägib. Kirteka on see olnud, kes on hindasid turul solkinud. Ja me oleme oma palkadega ja selle palga ökonoomitamisega jõudnud sinna maani, et meil ei ole juhte. Ja noored juhid ei tulegi sõitma perspektiiviga, et teed 40 aastat tööd ja siis on sul pension 600 euri. No okei, need, kes praegu hakkavad tööle ja teevad 40 aastat tööd, eks nendel ole natuke rohkem, aga siis on juba inflatsioon ka teine. Ma räägin nagu enda vanusest. Et minu vanused ja minust vanemad. 40 aastat showad siin kuradi mööda maantemerd on ja siis hakkad 600 eurot pensioni saama. Jumala vägev on. Nüüd mõni ütleb, sul teise sambasse, mina võtsin seda raha välja, et teise sambasse värki, ma ütlen, aga kuulge vaadake, kus see teise sambasse raha välja maksmine käib. Sinna sa paned, vahet ei ole, ega sinna ka palju rohkem ei pane, aga hakatakse sulle siis pensionile juurde andma seal 30 euri või 40 euri. No kurat võtaks sel ajal, kui pension saab, maksab päts leiba 40 euri võib-olla. Inflatsioon on siuke. Nii et selles mõttes logistika uudised, siukest asja nagu mingi Kirteka mehe juttu võtta, vaat see, ma nüüd Kirteka kohta niimoodi ütlen, ma ei tea, kui õige see on. Aga ma tean siin aastaid tagasi, kui see Kirteka igal pool ammutas vingelt ringi igasugused kuradi imelikud karvajalad sõitsid seal. Siis mina kuulsin siukest juttu, et see Kirteka üldse tehtud on ja seal pidid kohutavad Vene rahad olema alla pandud. Sõna otseses Vene KGB rahadega on see firma tehtud. Ma ei tea, kui õige see on, see võib olla lihtsalt kadedusest mingi luulu, aga no niimoodi, niukest juttu ma kuulsin. Nii et vahet ei ole ja siis lammutatakse, no okei, nad sõitsid Venesse ka palju, aga võt siis sedasi solgiti siin turgu ja nüüd me oleme siin. Ja logistika uudised, no palun väga, mina soovitaksin teile hoopis seda, et kui siukeseid uudiseid teete, et minge uurige meie logistikafirmas, miks on hinnad nii madalad, miks makstakse vedajatele niivõrd vähe, miks on kliendid maksavad nii vähe, sest kuidas saab nii olla, klient ütleb, raha ei ole. Kui ei ole raha, siis ei saagi vedada, siis jääb vedamata ja ongi kõik. Nii lihtne see ongi.
Ja see jutt, et tulevad veavad kuskilt mujalt ära, ei ole siukest juttu. Ei tule need vedama kuskilt, sellepärast, et kui hinda ei ole, siis ei saa vedada. Ei saa olla, et kõik sõidavad nulliga. Ja no muidugi, siin enne ma rääkisin sellest koolitusest, aga nüüd ma räägin see, et vaata, muidu ma olen nagu, siin pärast räägin muid asja ka veel. Siis on ka see värk, et kas rekkamehed sõidavad hästi ja värki, vaata meid õune palju kirjutakse, aga nüüd ma räägin, eks rekkamehi ei ole ka igasuguseid. Ma nime ei nimeta. Ja ma arvan, need, kes sõidavad, kõigil on kindlasti on trehvanud kokku selliste inimestega või seda tüüpi inimestega, nii-öelda rekkameestega. Tambivad õhtu rinda, kõva välja, võt niimoodi. Ma siin kuulsin lugu, nüüd hiljuti tead, vend sõidab ja siis on point sedasi, et ühesõnaga auto läheb veepumba see rihma ratas nagu või, vist oli või. See, mis veepumba otsal on Scanial. Et see on selle istuga sinna otsa pand, see vist oli lahti tulnud rihm lahti peal. Talle helistatakse, öeldakse, et kuule, et jäta auto kohe seisma, tõsta kabiin üles ja võta rihm pealt ära, et servis on lähedal, saab kohe servisse sõita, et noh, see kannatab natuke minna. Ei, ma ei hakka kangelast siin mängima ja fa. Sõitis edasi, et veel kaugemale servisest paani peal ikka. Niimoodi, et see rihm selle ventika ja värgiga kõigega tõmbas sinna kaasa ja peksis kõik puru, radikad ja värgid on ju. Kogu kupatus läks 8 tonni maksma. On ju. No vennale anti siis plaks kinga on ju, jumala vägev. Siis tuleb välja veel, vend ajab mingit veini äri endal ja siis veel ülbelt ütleb, mis kurat, mul isegi kuradi veini poest tuleb rohkem pappi käivad, kui sa mulle päevaraha siin maksad ja bla. Ainuke asi, et veini ta ostis näiteks, ilmselt ta teeb teistes firmades ka niimoodi, kus ta sõidab, et veini ta ostis firma pangakaardiga Ungarist või ma ei tea kust või Itaaliast või ma ei tea. Aga ta ostis firma pangakaardiga. No, teen businessis, bussinessi, mul oma veini värk on ju. Ja siis kirjutab ülemusele, et kurat küll, et sa tegid mul ikka värgi küll, et ma tahtsin kurat pangalaenu võtta, aga pangast öeldi, ma pean vähemalt 6 kuud nagu töötanud olema, eks ju. Aga vend töötas 4 kuud, juba siukest jama tegi, näpud pöösti, äge vend, eks ju. Et nüüd on jumala tünn. Aga tal on pangalaenu võtta, ise käib firma pangakaardi, koostab veinide businessi. Nii et kommentaarisse pange alla, mis te arvate. No ma loodan, et kui see tont kuuleb, ja saab aru, et temast räägitakse, siis igal 10 juhul, ega ma ei tea, kas sa vaatad minu videosid või ei vaata või värki, aga kui vaatad ennast ära tunned, et siis ma ütlen sulle, sa oled ikka paras munn küll, on ju, see on päris eriline munn kohe. Ja ma vaatan, kirjutage, mis te arvate, ma katsun uurida ka, et küsida järgi, et mis üks tondi nimi oli, aga ma praegu jutu põhjal ainult kuulsin. Aga eks ma küsin nime, siis ma võin siin nime ka öelda, et selles mõttes, et hoiataks kohe teisi firmasi ka, et kui siuke tont tuleb, et siis hoidke eemale, isegi siis, kui juht ei ole, hoidke eemale. Ja võtta seda sorti tondid teevadki rekkameestel marki täis, on ju. Nii et võtta, siukene asi oli. Ja nüüd veel, vaadake, siin oli Postimehes oli siuke teema, et no see on kõik, kes sõidavad, nendega on kõigiga juhtunud, eks ju, seda näevad seda, kuidas mingi sõidukas on, sõidab mööda ja platsi sõidab ees, hakkab sul pidurdama ja mingi õune ka jälle siuksed kõvad mehed tegijad on ja pärast karjuvad, kuidas rekkamehed on õune kuradi juumakad ja ei oska sõita ja ainult kihutavad ja kõik, mis on sitasti, see on rekkameeste pärast, eks ju. Ja vaatasin, Postimees oli see video, see, kus ma Audi tegi mingit möödasõitu. Ma korra nagu mõtlesin, ma otsin selle, mitte Postimeest ei võta, aga kes see originaal, kelle filmitud see oli, et laadin alla ja
äkki otsin üles ja kirjutan mehele, et võib kasutada, aga siis ma mõtlesin, ma ei viitsi ka, et kõik on ise läinud niikuinii. Et mööda sõita seal pideva joonega ja vaata, kui loed seal neid kommentaare, siis on ka, no enamus osa seal kommenteerib on mingid sõiduauto, kuradi kärakasõitjad on ja. Et aga no täiega juhm on ju. Et see, kus mööda sõida, ongi möödasõidukeeld, ma lugesin sealt keegi veel kirjutada, ei ole, et ta võis alustada enne, aga reastus juba ei ole niimoodi, kurat. Seal enne siukest, kui see ohutussaargi tuleb, see on enne nii palju pikalt, et ja kui ta enne seda hakkas mööda sõitma, siis ta on veel eriline tuhm nahku, ei suutnud mööda sõita rekkast, johha ei tii tead. Ja järgmine küsimus, nahku hea sul üldse vaja mööda sõita on. Rekka sõidab 90 käes, no mida? Ja selleks, et sõidad mööda, hakkad pidurdama. Siukstele kuradi väikstele peeretajatele raisk, ma paneks montirovkaga vastu pead kohe, kui kätte saaks. Aga on kõvad ja pärast igal pool kommenteerivad ja teine asi, mis ma lugesin siin kuskile, et see Rail Balticu värki ehitamine. Jah, ei, mulle see Rail Baltica ei meeldi, aga okei, veoautojuhid teevad tööd, ega nemad süüdi ei ole. Ja siis jälle järjekordselt, ega keegi teine süüdi ei ole, süüdi on jälle veoautojuhid, sellepärast sõidavad ja siis veavad seda pori tee peale, teed on porised, on jah porised, mind ajab ka närvi. Aga mitte midagi teha ei ole, ega veoautojuhid selles süüdi ei ole. Selles on süüdi need, kes seda karjääridest kaevandamist korraldavad. Nemad peaks tegema nagu Soomes või kuidas on, et vannid või värgid, et tuleb karjäärist välja, pestakse auto puhtaks. Läheb sinna, kus kallab maa, see on samamoodi. Vannid, kus sõidab läbi, et loputab auto puhtaks. On. Aga ei, seda ei ole. Peksma hakatakse jälle rekkamehed on süüdi, nende vannidega vanevad, nemad on kõik süüdi. No ma ei tea. Siis loed kommentaare, et kuidas, et juht ei ole ja siis on kõik külajoodikud kokku kinni püütud ja autorooli pandud sõitma. Halloo, kes siukest lolli juttu räägib? Kes siukest lolli juttu räägib? See, kui mingi, enne nagu ma ühest juhist rääkisin, mingi pooletoobine on, kui mingi keegi pooletoobine sõidab jokkis päega või keeras seal kumuli ja värk on, ega see ei tähenda, et kõik niimoodi on. Kui hakkad selles mõttes vaatama proportsioonis, et kui palju neid sõiduauto vendasid iga päev võetakse joogiga raja pealt maha, on ju. Mis vahe seal on? Sõiduautojuht on samasugune ohtlik, nii kui on see rekka, vahet ei ole see mass, mis on. Kui see sõiduauto joodik tuleb, sõidab siit eest kuidagi läbi, ajab selle rekka kuidagi vinka-vonka sinna vingeljama ja paneb see rekka kuskil kellegi otsa, ongi kõik, seal vahet ei ole. Aga see ma ei tea, mis on, mingi aeg tagasi oli veel enam-vähem kuidagi, aga ma ei tea, ma olen viimasel ajal tähele pannud, et mingi mega, ütleme, just nagu rekkameeste siuke tümitamine käib igal sammule. No see on sama nagu siin lagedi juures seal keegi jälle tegi väikest suitsiidi rongi ees, et kõndis seal ülekäigu rajast läks üle või kõndis mööda liibleid või mis iganes. Aga põhiline, mis Delfi manemed ja et näed, et inimene kõndis seal rööbaste peal ja kujuta sa pilti, rong sõitis otsa. Rong tuli, sõitis otsa, no rong on süüdi, kõrgema liigi sõiduk, tema on nüüd just nagu süüdi. Ega seal ei ole kirjutatud, et rong süüdi, aga pealkiri on niimoodi pandud. Selles mõttes ütleks, küll tulge mõistusele, kuradi topakad nahku käest. Aga no, mida siis siin ikka oskad öelda? Elu on igal sammul läinud täiesti hulluks. Ja nüüd on see talve teema. Ma ei ütle midagi. Talv tuleb, peab mõistus peas. Ma ise tulin ka praegu tulles, siis Leedus sadas kõvasti. Esimene lumi ei julge kohe niimoodi panna. Ei ole vaata, suvi on vahele olnud juba ja sõitnud kuivaga siin miljoniga paned tead nagu vormeliga. Võtsin väega gaasi maad ja lasin seal 80-ga niimoodi, et saaks selle tunde jälle kätte, et ega tuleb ka hoida selle libeda peal niimoodi. Et kui no, hindad ennast üle ja paned seal miljoniga ja siis oled kumulikraamis, siis ei olegi midagi teha, eks ju. Nagu öeldakse, valesti valitud sõidukiirus. Aga see selleks. Aga igal 10 juhul täna Vikerraadiot kuulen kogu, teed on väga libedad. Juba laupäeval olid libedad, eks ju. Ma käisin spaas ujumast, et sõidan koju, kõik jumal libe, head autod naerad all on. Aga lõpuks, kurat, me maksame makse.
Rekkad maksavad teemaksu. Kusjuures, kui see teemaks rekkadele tehti, kõik ajakirjad kekkavad ühe jala pealt teise peale, kirjutavad vingad, oi kus raha laekub, oi kui äge ja siis kõik deklareerivad, kuidas see raha pidi eranditult kõik minema teehooldusse ja taristutesse. Taristud oli mõeldud see, et ehitatakse rekkaparklaid. Olete te näinud praegu viimase 3 aasta jooksul, et kuskile oleks ehitatud rekkaparklaid või? Ja kurat, teed ei saa hoolda, ilma teade kõik on teada, tuleb, ei mitte midagi. Mujal siin Euroopas sõidad Poolas, Leedus, isegi Lätis. Kui on teada, et läheb külmaks, kohe läheb külmaks, tehakse eelpuistet. Mis meil on? Meil lastakse enne kinni sõita. Sõitakse kinni ära, on libe ära ja siis aga meil on seadus, meil on sedasi, et seal nii palju tunde peale lumesadu peavad teed olema puhtad. No mida vittu te lasete selle jääse sõita ja siis see ei sulagi enam ära ja ongi perses. Selle asemel, et teete eelpoiste, et tuleb külm, sajab seda lund peale, on vesi taga, on savi, tead. Savi. Ja siis käite vahepeal puistete juurde. Aga ei, meil on sedasi ja meil on see. Eelmine aasta ma mäletan justkui pansad, et need nõuded vaadatakse ümber, mis on toimunud, mitte midagi. Nüüd on veel lisandunud see, et võetakse sõiduautodelt, automaksu maksame kõik, eks ju. Siis on see, mis on kütuseaktsiis, pidi ka minema teehooldusse ja me maksame, vaata siin ongi põhimõte selles, et kas mina saan sõidetud või mitte. Küll mina sõidetud saan, vahet ei ole koristat või mitte. Aga point on selles, mida kurat me siis maksame. Mida me maksame, kui ei saada ehitatud, tehtud, hooldatud on ja ehitame nüüd ühe kitsarööpmelise kuradi raudtee Häädemeestele Tallinnast paralleelselt teiste raudteedega ja see hakkabki siis üks rong sõitma, millega saab sõita siis põhimõtteliselt Tallinnast Pärnusse ja siis Häädemeestele. Äkki läheb mõni Häädemeestele ka. Ja seda rongi ei saa mujal kasutada ja teised rongid ei saa ka neid rööpaid kasutada, iga vähke värk on ja. Ja kui hakkad mõtlema, palju see pask kõik maksab, ma ei kujuta ette, et see ära tasuks, siis oleks ilmselt, kurat, kui see Häädemeestele sõidu rongipilet maksaks ka 200 €. No siis selle rahast ilmselt poleks sõitjaid ja kui oleks sõitjaid, siis ei tasuks see ka järgmise 100 aasta jooksul ära, ma arvan. Nii et noh, see on üle mõistuse niimoodi, et ma ei teagi, ma ei oska rohkem midagi öelda. Ma oskan selle kohta öelda, et pange pöial. Haipige, haip. Ja tellige kanal. Ja mina olen kettas, ma olen nii kettas ja nüüd ma joon siin õlut. Mul on aega seista jälle sitaks kaua. Toome terminast peale võtta ja praegu ma hakkan tegelema sellega, et ma panen teie jaoks õlle ülesse. Nii et okei. See on umbes sama nagu Jürgen Ligi eile oli seal mingi aru andmas Riigikogus ja siis räägib seal midagi tomatitest jahus, et kuidas tema ostab nagu tomatit, mis maksab 1 € kilo, aga tal naine ostab seda, mis on Eesti tomat ja maksab 4 € kilo ja siis on nagu õnne semu siuke. Ei no ega te ei pea mind ja minu naist toetama, et ma lihtsalt niisama räägin, et ja siis tal läks natuke puterdama ja siis ega ta ei ole minu naine ka. Riigikogu sellest kuidagi nii, et kes tahab, kuulaku järgi, et see oli seal kuskil lõpupoole. Aga noh, täiega pekkis. Aga niimoodi, et sorry, et eile eelmine nädal jäi video vahele, ma üritan teha, nii kus ma jõuan, aga ütlen ausalt, on omal ka seda stressi päris palju, ma ütlen, et see kood 95 pärast load kehtivad mul 10 aastat, selleks, et ma sinna taha kirja saan, juba peab load ka ära vahetama, nahhui. Juba peab need ka veel ära vahetama. Ja siis mul ongi, et aasta alguses mul lõpeb ära, ma pean need asjad ruttu korda ajama, muidu pärast ei saa, siis võtta vedele jälle, sest aasta algul ma pean ka jälle nädal võtma vabaks, mul on vaja arsti juurde minna. Arsti juurde paned kuradi oktoobri keskel, paned aja kirja on ju, ja siis saad nagu
jaanuarikuus arsti juurde. Ei ole, selle pani mulle arst kirja siis, kui ma tema juures käisin kunagi Jaiepuu septembris vist. Aga oktoobri keskel panin aja kirja, mis ma sain vist veebruariks, kui ma pean minema jälle. Oi. Aga siinkohal ma nüüd lõpetan ja ma loodan, et oli teil tore. Nii et tšau, pljau!